Tere kuulama muusikanõunikute podcasti. Delfi meediamajas on stuudios kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Täname ühtlasi ka Muusikalinn Tallinnat saate toetamise eest ja meenutame nendele, kes mõtlevad, et võiks saadet toetada, siis kirjutage Siimule ja tulge toetama. Meie uks on avatud. Ja samal ajal Siim juba telefoniga rääbki, sest et toetajad helistavad, mis arvan. Jaa. Tavai. No nii normaalselt. Toetused tulevad, jah? Esiteks, sa astusid mu kõrvaklapi juhtmeele välja, ma tegelikult ei ole üldse kuulnud, mida sa räägid. Üldse kuule. Põtsukad oma jalgad. Sina hakkasid põkutama ja ma ei kuule mitte midagi. Ikka ei kuule? Ei, ikka ei kuule. See on Delfi meediamaja. Oot, näe, nüüd kuulen. Ja mulle helistas see fotograaf, kes meist selle ilusa paraatfoto pidanuks tegema, aga läks valesti stuudiosse. Okei, mis saab siis? Tuleb saate lõpuks. Okei, no väga hästi. Sa pead talle siis varakult märku andma. Jah, mis sa vahepeal rääkisid huvitavat? Igast jutte, aga põhiline on see, et kuulajatele me peame mainima seda, et me salvestame päris pikalt ette, et me ei tea üleüldse neid huvitavaid asju, mis siin vahepeal toimunud on, mida me tihti siin ka kommenteerime. Ja. Sellegi poolest siin mingit muusikat oled ikka kuulanud? Olen. Noh, mis praegu on üldse mõni album, kui sellest formaadist rääkida, on üldse mõni album tulnud, millest rääkida? Ma neil päevil, see on nüüd selleks eetriajaks, muidugi vana olen ma kuulanud seda Drake'i ja Party Next Door'i ühist albumit, mis... Sellest me rääkisime ju kõvasti varem. Rääkisime sellest juba millal. Ammu jah, aga sa kuulasid seda plaati? See on nii keeruliselt ütlesid praegu, ma ei saanud isegi aru sellest. Natuke krüptiline oli, jah. Oli, ma jätsin, mul on see viga vist, et ma unustan pooled sõnad välja öelda. Vaata kirjutades ma suudan kõik vajalikud sõnad ritta seada, aga kui ma räägin, siis ma unustan pooled sõnad ära. Ma kiirustan ja... Sa rääkisid seda, sa kuulasid seda saadet ja said aru, et sulle üldse ei meeldi, kuidas sina räägid, siis sulle väga ei meeldinud ka see saatejuht. Et üleüldse, et sul oli väga raske seda saadet kuulata, aga no vähemalt on meil külalistega alati hästi, nii et selles mõttes ka ei peagi nagu väga võdema. Ühesõnaga see Drake'i plaat, kuulasid seda siis või? Jah. Kas sul käib see alguse lugu närvidele? Ja minust nii jõhkrat seda sissejuhatuslugu pole kunagi olnud. Kus juures järgmine saade tuleb veel kõvem. Olgu. Ma mõtlesin, et võiks natuke särtsu anda. Ja see oli niuke, nii ehmatav. Mul oli selline tunne, et ma pean kohe punkte panema. Ja, see on põhimõtteliselt nagu seal kusagil seal tunnelis kahe kõnnide vahelt sa lähed ja siis seal esineb keegi. Palju see flöödiga teeb. Aga ta teeb vähemalt häid lugusid, Talki näiteks. Such a shame. No anna andeks. Ma sain aru alles, muidugi mul oli, vahepeal sa lükkasid mul selle soundi ka välja üldse, aga... Ma ei puutunud ka seda pagan, aga okei. Jah. Ühesõnaga, sinuga meil ei ole millestki rääkida. Merit, kas sinul on mõni plaat, mis on nagu sellest aastast juba külge jäänud, sest come on juba märtsikuu põhimõtteliselt? Jaa, aga ma tegelikult räägiks, kuna Kalli Talumpoikaga sai räägitud hiljuti sellest, et võib-olla inimestel jäi märkamata, et sõbrapäeva ilmus CC uus album, mis ma kasutan juhust ja tuletan osadele meelde ja osadele annan uudisen edasi, et see uus album on ilmunud ja see on väga ootamatult tihke. Mulle, et Hüskerdüü fännidele ilmselt läheb korda, aga nendele... Kas varase või hilise Hüskerdüü fännidele? Varase ikkagi. Siis on hästi. Ja siis on väga hästi. Hiline Hüskerdüü on ikka... Ja siis, kellele Emokoor ka läheb korda, siis sealt leiab ka... Emokoor? Jah. Aga see on selles kontekstis on ikkagi maitsekalt lahendatud. Ja selleks hetkeks, kui meetris oleme, on ilmunud ka vist Nova Luxi uus album
või debüütalbum siis pigem. Ja kui üldse rääkida nendest DGUG reliisidest, mis sel aastal on tulemas, siis tegelikult Kalli enda Degenerate Underground, see label, mis annab välja ülase asju enamasti, et tegelikult on Skoonel tulemas juunis album, Kallil endal tuleb soolokas aprillis ilmselt ja Ave Maria uus tuleb juuli keskel. Mida see CC tähendab, ma ei saa? Kusjuures ma ei mäleta. Ma ilmselt mingil hetkel teadsin. Siis üks bänd oli seal NLO või midagi sellist. OVM mõtled? OVM ilmus ka. Mis see OVM tähendab? Oskari Vasak munand. Okei. Kuulasin sellega läbi, aga see oli minu jaoks... produtseeritud. Ja see oli minu jaoks võib-olla natuke igav võib-olla. Ikkagi vahetult pärast CC-d mõjus ikkagi igavane. Aga jah, lubavad, et sel aastal tuleb veel kõvem ülase mussi aasta. Lahes, nad saavad teha lõpuks ka kogumikke. Aga on kogumikke tehtud tegelikult. On? Jaa. Ma pole ühtegi nagu näinud. Nagu, ma ei tea, vist ikka see vanakooli inimene, et kui sa midagi käes hoides, nagu seda ei ole olemas. Et selles mõttes nagu... Ei, ega see on füüsiliselt, minu arust oli kassetid. Aga neist kassetid vist on ka juba läbi müüdud. Et mul oli endal ühel hetkel sama olukord, et keegi ütles, et aga miks nad ei tee kogumikku ja siis ma mainisin seda Kallile või kellelegi, siis ütles, et aga on olemas tegelikult. On tehtud. Okay. No, see on levitatud. Aga saab uued teha siis. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Rooma ja Zemskit, tere! Tere, kallid muusikanõunikud. On hea meel olla siin. Ja meil on hea meel, et sina oled siin. Kõigepealt alustuseks palju on uue albumi puhul. Aitäh, Raul. See tuli nagu välk selgest taevast. Selles mõttes mulle meeldib, et ma lugesin sellest esimesena nii-öelda välispressist üldse. Ja igalt poolt mujalt, et sina, tihti on niimoodi, et artist käib ju ringi ja pasundab kõigile isegi... tead, pläkutasin isegi sõpradele ja see venis tegelikult seal mitu kuud, aga ja ma ütlesingi lõpuks, et olengi see hull, kes käib ja räägib, et mul tuleb album välja ja siis tegelikult ei tulegi. Ja, okei. Aga Linnupesa on peas, käid ringi. See on uhke välismaa plaadifirmal, mis ta nüüd on meil, Heroic? Perseus Heroic, jah. Ja. Kuidas nad sind üldse üles leidsid? Ta kirjutas mulle seoses selle Muskuti reliisiga, et talle nagu ilgelt meeldis. Ta on paar korda mul kirjutanud sellest mingisuguse aastase vahega ja siis ma pakkusin talle ka, saatsin talle paar demo ja ta oli niimoodi, davai, teeme midagi. Ja põhimõtteliselt nii oligi. Internet ja inglise keel ja muud. Aga inglise keel on selles mõttes jah, alati abiks, aga ma ei tea, minule tundub, ma ei ole veel seda uut materjali nüüd nagu nii mitu korda jõudnud kuulata, aga sellisel pealiskaudsel, esmakordsel kõrva peale panemisel on mul tunne, et sa oled nagu vahepeal muusikaga kusagile ära liikunud nagu võrreldes sellega, kus sa näiteks selle Muskuti albumiga olid. Mis iseenesest sinu puhul on tavaline, sa üldse alustasid meil siiski ikkagi nagu hip-hopi produtsendina üldse, eks ole? Jah, Fruity Loops 3 ja ma ei tea, mis aasta see oli ja Michael Jacksonit samplesin CD pealt ja kogu selline asi, mis mul ainult muusikakeskuse kõrval olid need plaadid seal tolle. Aga ma ei tea, kas ma nüüd nii palju liikusin ära sellest Muskuti asjast, eks seda kuule saab vist rohkem sest ma olen seda, ma ei tea, seda albumit teinud terve aasta, minu jaoks on ta juba hästi niuke ongi mingi minu sound, ma nagu mõtlen, et see ongi kõik mingi üks asi, mida ma teen. Stuudio on sul kodus? Stuudio on kodus, jah. Maal käid, siis võtta stuudio kaasa ka? Ma võtan tegelikult ainult väikse sampleri kaasa, et ja kõik rohkem mitte midagi. Üldiselt. Ja siis ei tee lõpuks maal midagi. No jah, kuigi mul tunnet, et maal on veel seda eriti hea teha. Ma arvan, et mõtlen ka, aga see jääbki selleks idealistlikuks mõtteks, nagu, et ma rohkem aga sa oled nüüd teinud ka mitmeid laive? 2 ja mitmed. Võib ju öelda, saab ikkagi mitmuses rääkida. On. Et kuidas see eelmine läks?
Sa mõtled selle Dreamscape'i festivalil? Ma tegin täpselt sama kava, mis ma tegin selle haiglapeol ka, et selle võrra oli, ma olen väga ärev inimene selle koha pealt, et kuu aega varem hakkan nagu närveerima ja nüüd seekord oli, kuna mul oli kõik nagu enam-vähem paigas, ma teadsin, mis ma teen, siis see kuu aega oli pigem nädal aega, mitte kuu aega. Ja läks hästi, jah? No, jah. Kuidas see Dreamscape üldse oli lahe? Ja mulle meeldisid, nii palju kui ma nägin, ma olin teinud ühel päeval, siis kui ma esinesin ja siis ma vaatasin live enne oma laivi ja siis pärast Maria Fausti ja Music for a Plants oli mingi väga rets show. Oli ka ikkagi selle puhkpilliga? Ja see oli selline, pluss see mäng, mis ta ise teeb, ühesõnaga te olete vist näinud seda, isegi vist korraldanud ta laivi, ja ma ei jõudnud too aeg sinna kahjuks, aga nüüd sain järgi vaadata ja see oli tipp-top, väga hea. Aga räägime korra mitte muusikast ka, sest kuigi ühesõnaga, kui sa seal maal käid, siis mul on tunne, et sellepärast sa ei saa seal öösiti vähemalt muusikat teha, et sa pildistad nüüdseks juba nagu mingi päris proff neid igasugu taevakehasi. Kuidas see nüüd äkki sinna on jõudnud, et sul on mingisugused täiesti hullu profid pildid, mis ostsid mingi kalli riista? Tegelikult see ei olnud kallis, nagu lihtsalt tehnoloogia nii palju arenenud, et see on igale inimesele vägagi kätte saadab mingisuguse tagasihoidliku raha eest, ütleme, et tegelikult mingid vanad võib-olla need komplektid, need olid seal tuhandeid eurosid, aga praegu sa saad mingisuguse smart scope'id ja neid kutsutakse smart scope'ideks nagu, okay. Siis telefoniga juhid seda. Et mul olid need vanad ka, nagu mingid need tavalised torud. Okay. Aga nendega pildistame, sa pead mingid eraldi kaamerad vastma. Nüüd sa saad lihtsalt komplekti nagu ja siis ta ise teeb ja jätad ööseks näiteks ja siis ta teeb. Hommikul vaatad üle? Ja, et palju tõesti. No, sa pead hästi palju valgust koguma, eks ole, et midagi näha. No oleneb taevakehast ka, eks ole, aga... Planeedid siis? Planeete pildistab? Planeete ka ja planeedid on suht sellised eredad ja neid on lihtne näha, aga mingi deep space'i ja seda sa pead nagu... Saad sa aru? Deep space'i? Ja. Ma räägin, need fotod on läinud nii hirmuäratavalt professionaalseks, et ma mäletan, kui sul Instagramis ikkagi näen ju, et aastate jooksul, et see on jube põnev, aga mis tähendab siis seda, et me veel korra kohe hakka muusikat kuulama, lihtsalt veel ühe korra kui sa lubad küsida, sest mina olen ka suviti... Sulle ka meeldib, ma tean. Jah, mulle meeldib pimedast taevast vaadata väga ja eluaeg meeldinud teilt lapsest saati ja mida olen nagu täheldanud viimaste aastatega, et see on hullumeelne, kui palju on liikumist praegu taevas öösiti. Jah, see vastub tõele satelliite ja tegelikult mingid astronoomid üldse pahandavad väga tugevalt, et ei saa mitte midagi enam teha. Et valgusreostus pluss igasugused Starlinkid lendavad kogu aeg ja et lõpetage ära. No ühesõnaga maailmas läheb kõik halvasti nagu ja see samamoodi. Nagu. Ma just tahtsin öelda, et midagi läheb hästi, et sa telefoniga deep space'i pildid. Aga... Mitte telefoniga, aga põhimõtteliselt. Aga sa mingid anomaaliad ka oled näinud, mida on nagu natuke keerulisem kui mingi Starlinki UFO. Ei, Откуда я знаю, nagu öeldakse. Mina näiteks olen näinud asju, mida mul on natuke keerulisem mõista. Jah, me oleme vist sinuga ükskord sellest isegi juttu puhunud, kui ma ei eksi, kas meil nüüd sinuga või mitte, aga ma olen kindlasti näinud anomaaliat, mida ma ei suuda seletada, aga see ei tähenda seda, et nad on nagu anomaaliat teiste jaoks. Absoluutselt. See on lihtsalt minu teadmatuse vili. Põnev. Igal juhul, aga kui keegi tahab nüüd sinu pildistatud asju näha, siis peab lihtsalt sinu Instagrami kontot jälgima hakkama. No jah, ma üritan... On see avalik sul? Jah, see on avalik ja ma üritan sinna panna neid vahete vahel ka. Oma nimega siis? Aga mul tuli meelde, et siin sügisel enne USA presidendi valimisi oli ju Ameerika taevas ja minu teada ka mujal siin-seal anomaaliaid täis. Oli. Nii, aga siis Trump ütles, et see Biden, need tüübid tead, mis need on, aga mina ei saa, aga miski pärast need inimestele selgita. Nüüd on Trump pikalt juba ise president olnud
jutt on täiesti ära kadunud, nagu polekski olnud. Kas sa tead, mis need võisid olla? Ma nägin mingid videosid nagu sellest, aga ma ei tea, mis nad on selles mõttes. See oli hästi palju mingeid täpikesi liikusid hästi mingi ebaratsionaalselt taevas vist. No see ongi selline... Tulid ka mingid kerad, tulid merest välja. Kahjuks olen ka siukest asja näinud. Vot, miks kahjuks? No, et ei saa aru nagu just närvi ajab. See ongi hea. See nagu mingis mõttes nädalat massiivne teema. Maailma lõpuni teada ongi halb või oleks halb. Aga võt sellesse mul on nagu väga raske uskuda, et meil maailma lõpp tuleb, et selleks nii suur ega mul ei ole. Aga ja mingi asteroid liigub meie poole, mille siis tavamusprotsent kasvab iga päev, aga nüüd on vist 3,1%. Ja 3,1, mis on, aga see läheb vist Ameerika poolele või? Jaa, tegelikult see pidi olema välja arvutud, et algus lähebki 3,1, siis läheb alla tagasi. See vist Lõuna-Ameerika ja Aafrika, mida ta pigem tabab. Vaikne ookean, jah. Kahjuks Kremlisse ei lähe. Mul on ikkagi kahju, et meil ei ole videosaade, mis moodi siin joonistab vaikse ookean. Ta kirjutab ütleb vaikne ookean. Nagu heas teatrietenduses. Aga hakkame muusikat kuulama. Tavaliselt on meil Eesti ja... Muide, tahtsid öelda, et see avalugu oli, ma ei tea, miks seda flöitide vastu on nii suur heit. Minul ei ole, ma armastan. Mina armastan ka. Kõik panflöidid, kõik värgid, kõik on teema. Super, absoluutselt. Ilgelt hea. Mulle see... Sa õppisid ka blokkflööti kus? Ei. Ma olin ehmunud enne seda flööti, kogu see kilina kolin oli väga palju äärega. Anna andeks, oligi vaja, et see üles sarkad. Vaata, meil on siin ju igast ettesalvestused ja nii see on kõik nii väsitav töö tegelikult. Ja varasemalt on sul, ühesõnaga, mis on igast asja tegema. Eesti ja mitte-Eesti lood vaheldumisi, teda anname 1-10 ja esimene lugu on tavaliselt ikkagi Eesti lugu. Ma ei tee, läbi suru enda idee. Olen mees ja karjääri teen, olen mees. Mul kopp on tees, olen mees. Kui vaja, siis ka terakeel. Mitu mõtet peas mul keel. Samaaegselt joogatan ja keedan tööd. Olen naine ja mu sõbranna Irina jõi ära kõik mu viinad. Olen naine ja sellega vis kaasa kõik mu hinge viinad. Olen naine ja mu sõbranna Irina jõi ära kõik mu viinad. Naine ja sellega vis kaasa kõik mu hinge viinad. Seda nimetatakse stereoks. Ansambel country kuidubänd Mees-naine, kaasa tegi Donna Quixote. Siim, kas tuli õue igatsus peale? Sul on malevad, oled teinud nädalaga töö ja siis tuleb pidu. See isetegevus ülevaatus.
peaaegu, mul ei seostunud ta küll Euega, seal ma jõudnud käia, ma õpilasmalevas ühe sutsu tegin küll, aga tõesti lapsepõlve see lugu mind viis. Ma võin nüüd eksida, kas see ei olnud mitte nüüd sellisest muusikavaldkonnast, mille kohta meie põhjanaabrid ütlevad raudalanga? Ei olnud päris või? See kitarr oli küll raudalanga. Ehk siis sööfkitarr ja selline 60-ndate sööf. Ja noh... mis see lanka on? Lõng ei ole või? Või niit või? Või mingi nöörik või? Rauast... No jah. Rauast nöör või rauast niit või? Või lõng? Traat. Jah. No kohe otsime ära esita liiga palju neid ootamatuid küsimusi, siis juhe läheb selline häbi hakkab ka, et ikkagi nagu ei oska soome keelt nii hästi, saad aru. Aga seal Soome raadiost ma ju kuulasin kõiki muusikasaateid ja seal oli Raudalangale tekkis ka mingi hetk alati see oma eraldi saade ja tegelikult ma piinlasin selle käest, mul ei olnud sealt midagi lindistada, sest see oli kõik ühetaoline ja see plärisev kitarr minusugusele USA funky souli tüübile oli natuke tüütu. Aga see lugu oli tegelikult selline teatraalne, koomiline etteaste ja ta ei mõjunud mulle sellise, ma nüüd, kuidas nüüd öelda, sellise agrohuumorina, vaid mõjus usutavalt tõenäoliselt sellele räpasemale soundile kogu loos kui ka nendes vokaalides ja loo tekst ei läinud ka selliseks pudruseks. Mu sõbranna Riina jõi ära mu viinad. Sellest on ekstra punktid kindlu. Kõva Riin. Noh, mu 8-aastane kirjutab ka riime ja julgeks, mulle tuleb praegu, kahjult mulle tule meelde, aga julgeks öelda, et ma kirjutasin just ise punkloo salmi, kui ma kodunt tööle kõndisin ja on meeles või? On meeles küll ja isegi ühe legendaarse punkbändi endine liige ütles selle kohta hea ja ma tegin ettepanek, et kirjutame refrääni ja teise salmi ka mingi hetk ja siis seda teeme ära. See oli täna päeva aega? See oli üleeile. Okei. No kus riim on siis? Ei, võt nii julge ma veel ei ole, et ma seda siin praegu karjuma hakkaks. Suht tavalise lause moodi oli see. Terve salm oli see. Ei, see mis see... ma mõtlesin, et see oli riim. Ja ühesõnaga, ma näen, et neil on need mustad ürbid seljas, võib-olla naisterahval, kes seal laulis, on selline veripunane, keep ümber, kootilik, huumorlik make-up on ka peal ja suur potentsiaal oli mind väga eemale peletada, aga ma jäin sinna okei alasse. 6. Rooma päris laheda soundiga või mis? Jaa, väga tummine stiilipuhas meenutas, mida ma hakkasin mõtlema, mida ta mul meenutas heas mõttes Reverend Beatmani selline mees ja tema label võib olla Voodoo Rhythm Records, mida ma vahepeal kuulasin, selline räpi kõrvalt, mis mulle ilgelt meeldis, selline sound, et lüürika koha pealt ka ei hakkaks väga palju nurisema Raul, et Irina oli väga fine ja seda juhtub elus. Ma arvan, et ma paneks isegi rohkem, ma paneks võib-olla 7. Ja, Irina, see oli Irina mitte? Oli Irina või? Irina, minu sõbranna Riina. Riina võib-olla. Hoopis Irina muidugi. Mulle tundus Irina. No igal juhul. Mulle meeldis lõbusate kootide muusika. Ei olnud eraldi nähtud vaeva liiga palju mingisuguse stiilipuhtus otsimisega, et oli suht võtnud natuke siit-sealt ja tegelikult suhteliselt oma nägemuslikult see ära lahendanud.
maitsekalt oli neid efekte vokaalil, kas mulle väga meeldis see, et ma ei tea, mis efekt nüüd täpselt siis on. Ma ei tea. Ma ei suuda vist ette manada praegu, et välja mõelda. Igatahes mulle meeldis, et need olid oma õigetel kohtadel. Oli kogu aeg huvitav ja lõbus kuulata. Mulle meeldis ka see, et ma tegelikult lõpuni ei haaran, millest nad täpselt laulisid, aga see oli selles mõttes piisavalt just sellepärast intrigeeriv temaatika. Osas, et see viinajutt ka, et sellele ma andsin andeks. Tänu sellele, et ülejäänud tekst oli seal suhteliselt nutikalt tehtud ja mulle meeldis ka see selline porine läbi muda tiritud sound. Ma selle peale ei mõelnud, aga Siimu jutu peale hakkasin mõtlema, et seal on mingi Soome mõjud. Ei, Soomes on lihtsalt totaalselt selle žanri selline fännkond on olemas, et sellele tehti seal omal ajal, äkki on isegi siiamaani spetsiaalsed saated. Seal on ka 50 Ameerika autode väga tõsine siin ja see on Ameerika kultuur on Soomes väga tugevalt sees, mitte ainult. Ja minust oligi nagu täiesti stiilipuhas just nimelt. See oli siis... Võib-olla see on minu kui noore inimese mure 8 võib isegi panna. Et kõlas küll nagu natuke muss, mida sa võiksid nõukogude ajal kuulda Soome televisioonist. Ei ole elanud selle ajal, aga ma aiman. Country kuidubänd koos äkki nad teevad ikkagi nalja siis Don Quixotega. Donna Quixote. Et see oli ka koomiline, aga mitte sellest nagu, et ei läinud nendest maitsekuse liiridest välja. Tahaks olla kontsertkorraldajas, kui tuleb see naljabänd, kus on Donna Quixote ja Country kuidu ja siis läheks neile, kui on see honorari või siis kontserttasu eest maksmine, see oleks mingit naljaraha. Nalja peab saama. Oota, aga on naljabänd või mitte siis? Ei, no ma ei tea, natuke tundub, et on kui nimesi vaadata, aga see selleks igal juhul 21 punkti ja album tuleb, küll me siis kuulame seda ka. All right. Yes, all right. Since I had the polo with a big pony, a big pony. All the best things got built up slowly. All the worst things crash and burn and last 5 minutes and die with a moment. Straight road when I roam through Roman. Hard-headed but I'm still soft-spoken. She's waiting for her nails to dry and it's making us late, that's why she's moody. I came in a vest and slacks, they're pulling out suits, now they want to sue me. She drank too much wine so she wanna go home, she's feeling boozy. Now she getting all flirty, dirty, dancing Patrick Swayze. The game ain't based on sympathy, so I had to go find me a loophole. How can I jump on a mic, do monotone, and my left wrist doing up two-tone. Every day I done missions, you can't blame me when I want a free roll. Yeah, now it's just peppercorn sauce with a T-bone. You know it's all there, it's all proper. You know we used to push rocks, now rock knocks to tracksuits into rocker. Goblin giving me brain, got a skull in my hand, I'm not the witch doctor. Don't die for your pride and posture. You know my team ain't regular. It's a Fergie, Prime United, big shooters, I got the nicest roster. Still uptown doing nicest lobster, but I don't need no abomination. Get paper cause I got a lot of patience. Got Zodiac tingle doing my Sweden, talking about affirmations. Yeah, I mean, that sounded fun. See on pop Londoni produtsent Joy Orbison ja Joe James ning nende värske singel Bastard. Merit, kuidas tundus? Bastard. Ma ei jõudnud nagu selle loo jooksul ära otsustada, kui väga ta mulle meeldib. Mulle Joy Orbison muidu väga on meeldinud, eriti eelmise aasta Flight FM meeldis mulle.
võib-olla see ongi natuke selle balleti Joy Orbisoni puhul ära rikkunud, et sellepärast selle looga oli natuke segadust. Alguses olin see, mõtlesin, hakkasin kohe Daft Punki mõjude peale mõtleme selle halva Daft Punki. Aga siis, kui see vokaal sisse tuli, no ma olen õppinud nüüd ennast kuidagi, mis puudutab nagu räppmuusikat või mingi retsitatiivselt esitatud vokaali, siis ma olen õppinud nagu harjutanud ennast ümber sellelt Ameerika inglise keelelt briti inglise keelele, see mulle meeldib oluliselt rohkem, sest seal on kuidagi nagu kannab paremini ja tegelikult ta nagu selle, mis seal taustal ka jällegi kuidagi hästi nagu keris suhteliselt üksluiselt tegi palju atraktiivsemaks mu jaoks. Ma muidugi üldse ei kuulanud, millest seal juttu oli, aga praegu, kui ma kuulan ise ennast, siis mulle tundub, et mulle ikkagi see pigem meeldis, see on siis 7 ikka. 7. Rooma, kuidas sulle see briti räpp? Briti räpp üldiselt meeldib väga palju, ma olen seda väga palju kuulanud, küll niisugust vanemat asja, kui ma omal ajal kuulasin rohkem hip-hopi, nüüd ma nagu jälgin vähem, aga siis, kui see lugu algas, siis mul esimese mõttena tuli kohe Gold Panda üldse ette, nagu see samplite selline triggerdamine, ja tegelikult mulle väga, väga meeldis see, et see jäi niimoodi, et mingit biiti sisse ei tulnud nagu otsest, aga rütm oli väga tugevalt tunda, pluss muidugi UK see räpi flow on alati, kui seda hästi tehakse, siis paneb juuksed püksis kasvama, nagu öeldakse. 8 punkti. 8. Siim, sina vist oled ju juba mõnda aega üle saanud sellest briti aktsendi põlgusest. Ja olen küll, jah. Vahepeal oli see täiesti ületamatu mägi, läbistamatu sein mu jaoks. Praegu on kõik, aga siin oli mul probleemiks pigem see, et ma tajusin, et räägitakse mulle tarka juttu. Et mul, ma ei taha, et mulle need räpparid mingit hakkavad tõsist tarka juttu rääkima. See on nagu, võtad jälle selle briti asja, siis tundub, et nad räägivad jälle mulle sellest Londoni sotsiopoliitilisest olukorrast või ma ei tea, sellest, kuidas... See on päris asi siin. Jah, infoühiskonna rägastikus me kõik piileme ja oleme ennast ära andnud tehnofeodalismile, saad aru? See teema üldse minu arust ei käi, see läheb rohkem ikkagi hakkama saa, mis seal Londonis on tõesti nagu pekkis sellega. Kõik on kallis. Et seal kinnisvara nii kallis, et see... Mul see sisu asemel võib-olla see nagu see hoiak või positsioon tekitab must nagu seda tõrget, et nii, kuula nüüd, ma õpetan, ma selgitan, ole tähelepanelik, et mida ma räägin, et see on oluline. Minusugune siuke funky ass pealiskaudne inimene muutub siis ärevaks, noh. Kas see on see mõtteruum, mis tuleb see aktsendiga lihtsalt kaasa, ei või? Jah, tõenäoliselt. Tegelikult jumala suva, mis kohati ikka nad on lõdvemad ka, aga ma räägin sellest hoiakust, mis seal kostus. Äkki ma ei pannud ka neid sõnasid hääle, vaid see hoiak. Ja teine asi, ta oli sellise miljöö loona meeldiv. Kui ma võtan jälle teda nagu sellise heliseinana, siis oli selle sees tore olla ja tõesti, mis Rooma ütles, oli ka hea, et ei tulnud seda sinna päris rütmi sisse, vaid sa saad tõksuda kas kodus või siis kas või suures tantsutelgis ilma trummi matsuta loo järgi. Aga see samplite kuhi või need hulk, neid sampli tükikesi, millest oli seal muusika loodud, et see kunagi 90-ndatel oli selline house'i produtsent nagu Todd Edwards,
kes seda tegema hakkas, tema oli põhimõtteliselt esimene mees. Ja ta oli ka suureks ameeriklane, kes oli hiljem suureks eeskujuks ka kogu selle UK garaži siinile ja stiilile. Ja tema tegi küll me siis lustisime nende Todd Edwardsi lugudega seal aastal 95-96 kõige, no mitte kõige, aga nagu väga huvitav asi toimus. Ja tõesti Daft Punk ja kes kõik veel seda hiljem hakkasid tegema nüüd ka veel Joy Orbison, kiidetud Joy Orbison, aga see tundub nagu endiselt selline inimestele nagu selline midagi uuenduslikku, põnevat või teistsugust, see on tegelikult sama tavaline tegelikult praegu 30 aastat või 20 aastat hiljem, vabandust, ma arvutan võib-olla valesti, kui klaveriklaffide sõrmitsemine. Klaveriklaffe sõrmitsetakse, vist mitte. Anyway, aga see sama Todd Edwards, tema on jälle, kõik teevad seda musa sama võttestega, Todd Edwards põhimõtteliselt on nagu teda mõnitatakse, et küll tegi kes see mõnitab? Todd Edwards. Kes see mõnitab? Todd Edwards on mingi pool jumala staatuses endiselt ei ole või? On või? Ei ole või? See, kui ta esimest korda Inglismaale tuli, seal oli põhimõtteliselt revolutsioon, et see jumal tuli maale. No see oli 90-ndatel, aga praegu ei ole Todd Edwards. Tema mõju on, ta ei tee praegu eriti midagi. No ma ei tea, mul on... Tema asi on selles, et ta pani nii kõva paugu maha, mis siiamaani kestab, et isegi näed, et see samane Joy Orbison teeb külma rahuga, eks, see tema need leiutatud sampli kasutamine oli lihtsalt nii värske asi, et see jääbki nagu veel 30 aastat hiljem mõjub ka nagu mingisugune uus asi. Et, aga see, ma muidugi liiga ei võrdleks neid, sest et Todd Edwards tegi seda palju huvitavamalt ja geniaalsemalt lausa ütleks öelda, jah. Huvitav, et mul on jäänud mulje, et ta on selline nii-öelda sellises heas seltskonnas ei tasuks teda nagu ma ei tea, kus seltskonnas sa käid. Kus see tuli? See huvitab mind see seltskond, ka mina tean, kõik neid seltskond, mida mina tean, on Todd Edwards, on God. Vaata, Raul, me tegime kunagi sinu ja rütmidoktoriga koos Mutant diskopidusi. Millal see veel oli? No, see oli mingi aastasadu tagasi. Ja siis ma ühel korral meie vestluses, ma arvasin, keda võiks seal kutsuda, siis mina pakkusin, mis teeks pulli kutsuks Todd Edwardsi. Ja rütmidoktor ütles selle peale, are you joking, Siim? Asi on selles, et rütmidoktor ei mänginud ka, kui Todd Edwards tuli ühtegi tema lugu. Ja rütmidoktor ei mänginud ka mitte mingist UK garaaži mitte kunagi, tema on selle hiljem Grind UK garaaži ka ei mänginud. Ei mänginud, nad jälestasid kogu see punt, see oli kõige matside musa. Okay. Nad põlastasid seda kogu hingest. Tulete Egypt Boys ja kui neile kes oli see räppar, kes tuli Streets. Ei, mitte Streets on pop-artist nende mõistes. No ma ei saa siis aru, ma mõtlen see räppar, kes oli esimene räppar Grime'i nagu megastaar. Dizzy Rascal. Kui Dizzy Rascal tuli ja sai populaarseks, nad vaatasid sellele nagu mingi matsi kargamist, ma mäletan. Kus Egypt Boysile Dizzy Rascal, et see on kõik olnud Inglismaa on palju kirjum koht. Et selles mõttes, et ma arvan, et seal ei ole ta kunagi olnud, aga äkki nad on ju heameid saadikud, Egypt Boys ja rütmidoktor. Kas neil ei ole kõige aga mingid Joy Orbisoni nad ei puudu. Olgu. Chris veel puudub, ja rütmidoktor, sest tema on läinud sealt mullist välja, on ikkagi avatud uutele asjadele. Olgu. Aga 5 punkti, jah? Ei. 7. Toho. Iisakas. Okei, see teeb siis 22 punkti Joy Orbison, Joe James ning Bastard. Just make it
mis sa teed täna, mis sa teed ja kus on su mees, mis sa teed minu mõtted ees, peaksin olema ammu su südamees. Täna õhtul ei viitsi lüüa lulli maha, mängida ma trips-traps tulli ja lähme koju, lähme teeme veits pulli ja võiksin mängida täna minu aga ärme ruta ette, sest täna õhtu on nooru veel ja ma ütlen sulle neid täna öösel ühine keel. Kui ma sinu pähe kolin, siis tea, et sealt ma kunagi ei lahku. Kui sa minu sülle kolid, siis tea, et täna õhtul ma ei jahtu. Mine tea, mis täna õhtul meie vahel võib juhtuda. Heal juhul koera moodi panen sind au, kuma. Panen sind au, kuma. Koera moodi panen sind au, kuma. Panen sind au, kuma. Koera moodi panen sind haukuma. Sa läpades pillas ma täpin, sul on päsed kõrvad, las ma räpin. Sul on lockjaw, mul on poki, kohe kuumas autos mõnen loktin. Nagu boomer jänkin su soki, parim move mu voodis on dropkick. Meres kalu on palju, aga low-key, hui leian veel sinusuguseid loomi. Silmad neelutavad laserid, bro ei tea mis on HDMI. Pane tööle oma freakiness, mul on 2 poolt, üks on hult, üks on mees. Aga sul on 2 poolt, üks on taga, teine ees. Ma luban lava taga teine mees. Ära näri mu sõnu, need on kallid. Mis juhtub, kui ma viskan talle palli? Ta viskab seda tagasi, ta viskab seda tagasi. Ta teeb seda alati, ta viskab seda tagasi. Ujusime iga alasti ja ma rakutan kujaks nagu kalaga hais, nagu kalastik. Sa vana glitch, tõmban seda nööri, ta teeb seda sama. Ma ulun keset tööd ja ta teeb seda sama. Ma tunnen nagu toog ja ta teeb seda sama. Ma ulun keset tööd ja ta teeb seda sama. Ma tunnen nagu toog ja ta teeb seda sama. Ta teeb seda sama. Koera moodi panen sind hau, kuma. Panen sind hau, kuma. Koera moodi panen sind hau, kuma. Värsket Eesti muusikat, see on Marmor Maze ning Koera mood. No Siim, ma saan aru, see sulle meeldib. Ei olnud elu kallidusest midagi. Ma just mõtlesin, et kas ma enam-vähem jätkan samast kohast kui see eelmisel lool, et no selle Marmor Maze'iga on ikkagi ka nii, et ikka kuulid vennad, kui sa nendega kokku puutud, siis hakkavad sõimama, kui sa Marmor Maze'i kiidad, eks ole ju, Raul? Või sa ei tea siis midagi? Olgu, aga selle loo puhul väga naljakas asi, aga see bassikäik, mis koostub sellisena, nagu noor inimene oleks tulnud prooviruumi, teised bändi liikmed ei ole veel üldse kohale tulnud, ta võtab selle bassi kätte ja siis esimene asi, mis ta sealt sõrmitseb, tuleb see käik lihtsalt suvaliselt, täiesti suvaliselt ja siuke asi on sinna siis korduma jäetud. Minu arust oli see mingi vana ausiloo käik. Jaa, aga ma just mõtlesin huvitav, kas on samplitud või mitte, aga tõenäoliselt on pigem samplitud, kuid ta jättis seda sorti mulje. Et jättis selle mulje, et seal kuskil toanurgas on see veits nukker, endasse süvenenud ja muust maailmast mitte eriti hooliv noor bassikutt, kes seal mässab, siis teises nurgas on DJ, kes samplib naisvokaale, proovib nendest mingisuguseid meloodiaid luua, miljöösid luua ja minu arust see nagu õnnestus selles mõttes, et naljalt sellised ingliskeelsed vokaalhääled eestikeelsete lugude puhul sellised midagi juurde andvad või loovad ei ole, aga siin nagu see toimis. Ja siis kõige ees on siis sellise agressiivse, irriteeriva olekuga räppar, kes proovib sellise hästi kiirelt liikuva ja närvilise ämblikuna sulle igale poole
silmadest, ninast ja suust sisse ronida ja oma juttu rääkida. Aga lõppkokkuvõttes oli see täiesti omapärane tantsulugu minu arvates. Omapärane või? Jah. Noh. 7? No molodets, kurat. Rooma? Pean tunnistama, et siis kui see bassi käik hakkas mängima, siis ma ootasin hoopis midagi muud tulemas sealt. Mina mõtlesin, et see on üldse välismaa lugu, ma oleks meelest jah, ka see, aga üks asi, mis mind võib-olla häiris, isegi mitu asja, mis mind selle loo juures häiris. Üks oli kindlasti see temaatika, mis on selline hästi juba ära tehtud tugevalt, et ma seksin sinuga nii, nagu homset ei oleks ja see on, no, ja kuigi Never gets old. Never gets old vist, jah. Aga siis see ulgumine seal taga, see nagu see koera moodi, see ulgumine, see hakkas mingi hetk nagu painama lausa. Et võib-olla seda ulgumist mina produtsendina võib-olla oleks sinna sisse pannud. Või siis samplite hulka seal ei oleks nii palju copy-pastenud selle ulgumisega, aga jah, võib-olla see on ainult minu väike kiiks selles osas. Muidu selline, ma ei tea, tore, ma arvan. Niinka 4 punkti äkki. Noh, Merit. How about it? Oota, siin tuletab mulle meelde, millal Marmormeis viimati midagi avaldas. Et ma lihtsalt üritan seost kindlaks teha. Tal ilmus ka möödunud aastal plaat, terve albumi täis. Seal tegi näiteks kaasa Manna, Genka ja nüüd see koera moodi lugu on tal üle pika aja jälle üks eestikeelne lugu. Ja midagi oli veel selle looga minu arust sedasi, et kas see lugu valmistati nagu koha peal laivis ühest telesaates? Too sama. Okay. Ei, ma lihtsalt üritasin kindlaks teha, et kas see on kuidagi seotud sellega, et pikkades paberites oli üks tegelas kui temal põhinev. See Mr. Meis või? Prototüüp oli Marmormeis, et mõtlesin, kas see on kuidagi selle, et sealt sai hoogu ja siis tuli välja, aga mulle meeldis see, et klubimuusika produktsioon kui klubimuusika loole, aga tegelikult räpilugu see vokaal võib-olla pani mind ka selles uskuma, et alati ei pea meeldival loolema meeldiv hääl, sest tegelikult ütleme see kõrvas rõlgusi sosista või nagu see mees hääl nagu mulle tegelikult üldse ei meeldita mul siin kõrva juures on, et see on siuke tüüp, kelle sa lükka teemale, aga siis kui ülejäänud teiste nende vokaalidega koos mängidest kuidagi nagu veenis kõik ära oma nende juttudega ja ma lasin selle loo ligi endale igati biiti ja mulle meeldis, et oli väga ka mitmekülgselt üles ehitatud, seal oli justki nagu mingid erinevad, ma ei tea, vaatused või peatükid, et tegelikult arenes kuskile ja seal oli dünaamikat piisavalt mu jaoks. See temaatika on jah süke, et see nojah, see on nagu ütleme tüvitekst on see lüürika mõttes see teema, aga ja võib-olla liiga palju neid lugusid sellel teemal ei jaksa ka kuulata, aga siin ta nagu, kuna see kõik muu oli nii hästi kokku pakitud, siis ta mind nagu hullult ei häirinudki, et ma ei tea, 8 on jälle. Ma arvan, et selle loo mina ütleks selle loo kohta veel ka seda, et inimene, kes on pikalt kuulanud Siemens Nokiat ehk Motor Normalilt, on ära väsinud sellest, et see bänd nii loid ja aeglane on ja mõtlesin, et paneks natukene tempot juurde, siis teen ise veits kiirema. 19 punkti Marmormeis ning see inimene oli mina või? Koera jõuame ühe loo kuulata veel. Sa oled ära väsin või? Jah. It was
just a course correcting violence. It never stood in me. Hand over tagger like a tie end. Blows hit felt like the breeze. Since it went gone, I've been looking for anything. Since I've been lying, I don't mean a thing I say. Yeah, we've erased proper. Strikes on strikes and strikes, and then you let go. Had a problem, wouldn't want another. You can carry, but don't let it show. I've been lying, I don't mean a thing I say. Since it went gone, I've been looking for anything. Since it went gone, I've been looking for anything. Nemad on Dean Blunt ning Elias Runenfeld. Lurker värsk album ja selle pealt pala pealkirjaga 2. Merit, oled kuulanud seda albumit? Ei ole, ma ei arvanud isegi, et ja sellisel juhul tahaks küsida, et how come, et ei ole? Ma mõtlen praegu sama asja. See kurbade tüdrukute fännid, mis nad tegema peavad? No eks nad on tundub, et hakkab ka ikkagi, sest on seal liiga palju see ülases käinud ja nii edasi. Ei ole ilmsel aega isegi nagu nii-öelda kätt pulsil hoida. Tõesti. Ütle mulle, millal see ilmus? Ma nüüd kuupäeva ei tea, aga see on väljas ja see Elias on teilt lahe tüüp. Kas Ice Age'i poissi jaa, kas on küll, ja kas see Elias oli, kas ta oli see soolo album ilmus juba ära või, sest ta vahepeal tilgutas neid singleid. Ärme liiga ajalukkuga lähe. Ei lähe, jah. See on, räägime hiljutistest arengutest. Aga see vokaal oli see, mis selle loo nagu atraktiivsuse natuke välja suretus mu jaoks, seepärast, et ma olen veits tüdinud selles, et Elias niimoodi laulab, et see, see mingi sükene veits apaatne sunnitult elutu esitus, et see natukene on muusikas mind ära tüüdanud, sest ma mingil hetkel süksid bände kuulasin justkui väga palju. Aga mis mulle meeldis, oli see instrumentaals, mingi raske käega trumm ja see korduv kitarrimotiiv ka. Nad omavahel kuidagi suhtlesid ilusti. See oligi vist see Dean Bluntilik osa, mis mulle sealt meeldis, kui peaks aus olema. Vaata, kas nad tegid koostöö albumi siis või? Terve album sihukest mussi või? Huvitav, miks ta kedagi teist ei võtnud sinu album? Kes? Dean Blunt või? Dean Bluntist räägid, et miks ta kellegi teisega ei teinud või? Jaa. Minu jaoks oli see tõesti üllatus, et ta teeb mingi indie-bändi mehega plaadi. Ei, see ongi nagu üllatus, sest ma arvaks, et ta ei vaata selle mehe mussi poole üldse või selle... Ja siis mind üllatas ka see, et ta ise seal häält minu arust ei tee korda. Ei tee üldse või? Nojah. Ta on nii don, et ta võib teha, mis ta tahab. Võib-olla siis sellest projektist on sellele Eliasele kasu, et leiab enda jaoks mingid uued nurgad, kuidas oma enda mussile läheneda, sest see muutus ikka ka suhtes üks luiseks. Okay. Aga ega ma sellest jutust enda jaoks rohkem midagi kasulikku välja ei võtta, et häbenen nurgas, et ei ole kuulanud veel lihtsalt. Ja paned tõesti 6 või? Ei, see on ikka 7 rohkem. Palju see Marmor Meisile pani 8? 8 vist.
Teil nii veab, et ma ei ole teie saate kuulaja. Teil ikka täiega veab, sest selles mõttes te luksuks kogu aeg. Siis kusagil tahaks sügelema. Ole vaid. Minu arust on see väga hea, kui sa nagu vaidlustad neid hindeid. See on väga hea. Me oleme väga suured Teen Blunt'i austajad, by the way. Aga Marmor meist teeb siiski tunduvalt nagu dünaamilisemat ja nagu värskemat ja huvitavat muusikat. Oleneb kontekstist, eks ole. Kõik lood, mis sa valitsid ja saatsid alati hakkad omavahel mängima, siis nii see on paraku. See on tõsi Rooma, sorry. Kuidas sulle? Teen Blunt Eestis meeldib üldiselt paljudele kõikidele, keda ma tean vist. Sellel on mitu põhjust, ma arvan. Aga mind ka üllatus on Teen Blunt ausalt öeldes. Mis mind köitis selle loo juures, see ruum, mida ta jättis, see reverb, nagu seda oli tugevalt kuulda, isegi mingisuguseid, keegi käis seal toas, tundus vahepeal ja see oli elav selline, nagu oleks nendega proovikas korra seal, vähemalt vahepeal oli selline tunne. Muus osas ma arvan, ta jättis mind pigem külmaks see lugu. Et ma plaati ei ole ka kuulanud veel, ma ei tea, millal ma jõuan kuulata seda mingi aeg võib-olla. Vokaali koha pealt see, mis mehe nimel Elias? Rönnenfeld, midagi Rönnenfeld. Ei tea seda meest. See on Ice Age, on päris lahe bänd, natuke Marky Smithi moodi tüüp laulab ja ülikond seljas ja see täitsa gift bänd. Ja seal oli seda... Pidi kunagi Eestisse tulema, aga ei tulnud. Suutsul mingit seda fooli võib-olla võis seal kuskilt natukene. Seda on seal tunda. On päris lahe bänd minu arust. Et kokkuvõttes ma vähe punkte ei julge panna, Raul ei lase toast välja pärast. Ja, selles mõttes õiga praegu on uks kinni küll, jah. Ma panen 7. Väga hea. Tema saab nii leebelt läbi selle 7. Aga ta ei pannud Marmor Meisile. Marmor Meisile pani 4, kõik on täiesti jumalast okei, isegi kuigi natuke. Kord on majas. Ja. Mulle meeldis see lugu väga. Ma ei imesta, kui see on kõige parem lugu, mis siin aastal 2025 muusikanõunikes kuulata on saanud. Ma nägin, et see plaat või mingi lugu on ilmunud, sest see oli minu release Radaris esimesel paigutusel siin mõne nädala eest. 1. jaanuar. Isegi nii või? Olgu, aga ma jätsin... Oli jah, tõesti. Ohmaka päev oli muidugi jätta, et see lahe kuupäev, 1. jaanuar. Ja. Kes see annab 1. jaanuaril plaadi välja? Mitte keegi. Kained inimesed. Ainult või siis lastega. Kas see ilmunud eelmine aasta selle OU ja Kohvri ühine lugu ka 1. jaanuaril? Okei. Nüüd läks tuju ära, jah? No. Ja ma jätsin selle kuulamata just selle lootusega, et äkki Raul ikka uut Teen Blunt'i meile siia laseb ja lasigi. Ja ma olen vahepeal selle Teen Blunt'iga ma ei viitsinud kuulata neid tema ja kitarri üksi toas morne mõtteid mõlgutamas plaate, aga see lugu tõstab mu vaimse seisundi sellest, et ma lähen ka neid üle kuulama. Et tal on kogu selle Teen Blunt'i muusika olekus on ikkagi nagu kogu aeg see, mida ma kujutan ette paljudele inimestele närvile käib, see osavõtmatus. See, kuidas ta justkui nagu tegelikult ei taha seda muusikat teha, ta peidab ennast ära. Ma arvan, et ta unistab tegelikult sellest, et ta saaks teha muusikat siis, kui ta on surnud. Et ta üldse ei ole, või siis heal juhul nii, et ta saaks muusikat teha magades. Et ta saaks esineda magades, et ta on nagu täiesti nagu eemal. Ja see on alati Hype Williamsist ja siiani kogu aeg tajutav ja
see tekitab sellised loorid nii mu enda pähe kui minu ja selle muusika vahele, mis tunduvad mulle nende ligitõmbavatena, sukeldun mingisse teistsugusesse maailma, mingisugusesse teistsugusesse vaimsesse seisundisse, mida ainult see Dean Blunt on loonud. Selle loo puhul mulle meeldis eriti veel see, et siin oli justkui Briti 80ndate teise poole indie muusika kõikide nende suvaliste ja vähem suvaliste indie-bändide muusika kokku sünteesitud sinna laulu. See oli nagu täiesti nii by numbers 80ndate Briti indie rock mingis mõttes, kui veel vähegi sai olla, ma ei tea, alates kuskil Wonder Stuffist ja lõpetas tõepoolest siis The Falliga, kus nad kõik kokku pannud, kui sa tahad, ütled sellele kellelegi, et tee sõber ei aile või? Jah, ma ei tahtnud teda kasutada, aga jah, et võta kuidagi siin kokku. Ja see tundus mulle praegu, tänasel hetkel siin, samuti toreda, ülbe sõnavõtuna, millega see Dean Blunt ka tihti hiilgab. Tolle Elia puhul ma kukkusin, mulle meeldis see Ice Age väga omal ajal, aga ma mingi hetk, kui ma sinna digitaalse mõmina põrgusse ja Witchiti põrgusse langesin, siis katkes meie kontakt. Paned 8 või? Ma panen 10. 10, see teeb kokku 24 punkti. Dean Blunt ning Elias Runenfeld ja pala 2. Meil on aeg rääkida üritustest. Mina on esimene ja soovitan minna Paabli kultuurivabrikusse 28. märtsil, kus on esinemas Kate Envy. Täitsa omapärast popmuusikat võib kuulda seal. No nii, kriitikud. Nii, aga mina soovitan asja, kuhu ma tõepoolest ma loodan, et seekord ka ise jõuan. Ta eelmine kevad see tüüp käis siin Tallinnas esinemas ja meie hea sõber Valner rääkis kogemustest väga põnevalt. Ise jäi nägemata. William Basinski on kohe jälle varsti Tallinnas. Ise tahtsin ka sama. 13. aprillil Niguliste kirikus, see on siis festivali Dreamscape offshoot kontsert õhtu. Ja kaasa teeb ka Hinako Omori Jaapanist. Sa Rooma soovitad ka seda? Jaa, ma tahtsin ka seda soovitada, sest Basinski Pavlis oli suurepärane, ma ei tea, kui te käisite. Mina ka ei käinud, aga Valner käis. Jaa, see oli mega. Mees seisab, vahetab linte, joob veini ja näeb välja nagu total rockstar. Kõrged kontserdid. Mega. Lahe. Kirikus, ma arvan, see on hoopis teine teema. Siis ta tuleb viisakate riietega. Kõrged kontsad ei ole viisakas sinu arust? No ma mõtlen, et siis kirikusse sobivate sündriietega. Saad aru? Ausalt öeldes võiks olla niimoodi kirikus, et inimesed käivad kirikus alasti. Kunagi tegi Robert Fripp tegi kirikutes Eestis ju tuuri. Ja ma käisin isegi, ma tol ajal ei kuulanud üldse sellist muusikat ja sattusin Haapsalusse, läksin kuulama ja siiamaani mäletan seda väga. Tol ajal nagu ambient oli minu jaoks selline mitte midagi ütlev asi. Praegu võiks uuesti minna. Et ma arvan, et see on mingi sarnane kogemus. No nii, Merit, sinu tuleb soovitus sult ka? Tuleb, mõtlen, et vaatab natuke kaugemale tuleviku, sest kui Tallinn Music hakkab ja ma jään ise kahjuks sellest ilmas, no ei ole Eestis, aga soovitaks Weekendiga showcase'ile minna F-hoones. Mille? Weekendiga. Jugofotorismi korraldatud showcase. Selge pilt.
aga nii palju selleks korraks saadet ja ühtlasi ka podcasti muusikanõunikud. Meil oli külas Rooma Vjazemski, mingi otsige üles tema värske album, sest ilmub digitaalselt ka lõpuks. Jaa, peaks täna või homme ja eile ühesõnaga. No nii, siis peaks eile ilmuma. Et kui te kassetile küüsi taha ei saanud, siis otsige see. Kas ta juba välja müüdud või? Kuidas? Ma loodan, et beat misti tuleb ikka. 30 tuli. Ma tahan ka. Kahjuks on Boomcat Exclusive ainult. Nad ei anna mullegi väga midagi. Olgu. Merit Maarits ja Siim Nestor ütlevad kurva häälega head aega. Mina saatejuht Raul Saaremets, oleme siin tagasi nädala pärast. Kõike head. Aitäh, Shame.